tere, head inimesed! Täna oleme motodepoos ja me oleme siin sellepärast, et siit võib leida Villut, kui ta ei ole kuskil reisil või kui ta ei ole kodus. Siis on ta siin. Siis ma olen siin. Ja sellise hea targa varustuse jutu puhul tasub alati sinu poole pöörduda, sellepärast et sa tead asjadest midagi. Jah, mõne asja puhul rohkem kui midagi, mõne asja puhul, I make things up, eks ju. Aga mis täna nagu oleks siuke põhiteema olekski siis sõiduteksad, et ilmad on küll siuksed nagu nad on see suvi olnud, aga hästi populaarseks on osutunud just see sõiduteksa inimeste seas see aasta. Aga vaatame üle, mis sul siin rivis on, neid on nüüd tegelikult tekkinud siia valik päris suur ja täitsa kohe sellised kenasid pükse on siin. Ja, et selles mõttes, ega siin on võrreldes nüüd nende paari aasta taguse aegadega on ka, et seda valikut on nagu olnud ja nüüd maailma mastaabis on seda nagu juurde tulnud ja muidugi see, et kui nõudlus on, siis tuleb ju pakkuda, et see Eesti on niisugune väike, aga et siis mõtlesime, et kui midagi teha, siis teeks juba korralikult. Muidugi niisugused kõige klassikaline lahendus, mida inimene on tavaliselt kasutanud, on see, et ma panen põlvekaitsmed ja panen enda teksad, et nii saab ju sõita, eks ju. Jah, et isegi on täpselt nii olnud, et paned põlvekaitse, paned alla, see võtab kõik löögi ära, et enda teksa peale ja siis on minek, et seda kindlasti saab kasutada, miks mitte, aga võrreldes nüüd selle tavateksa ja sõiduteksaga on ikkagi suur vaks vahet sellel asjal, et see tavateksa ega ta seal, ma arvan, et üle sekundide seal kuskil lohisedes vastu ei pea, et pigem võib-olla isegi vähem. Pluss siis uutel moodsatel teksadel kipub olema igasugu siukseid trukke ja lukke ja asju, aga kui see on vastu sinu ihu ja vastu asfalti, et siis on sulamine on kiire tekk juba. Jah, et selles mõttes need sõiduteksad kasutavad siis, Kevlar on muidugi nagu see kõige enim kasutust leidev materjal nendes sõiduteksades. Muidugi see Kevlar on ka nüüd siis teiste kiududega natuke töödeldud, seostatud, et muidu ta oleks võib-olla natuke liiga siuke overkill siukse tänavariietuse jaoks. Ja siis tulevad riburada pidi kohe aramiid, siis on uus kangas, on nüüd Thermalite, mis on siuke revolutsiooniline, et selleni jõuame ka juba. Ja kõik siuksed kangad, et see ongi just see, mis eristab sõiduteksa tavateksast, et siuksed need põhikohad, mis on väga tõenäolised, et kukkumise puhul saavad selle kontakti endale, et need on nagu sellega üle löödud. Aga võib-olla ma siin on neid, tahaks nagu päris öelda, et teksad põlvkonnad, aga et niimoodi step by step, et kuidas see asi on nagu kujunenud, et siuksed esimesed teksad, mida me müüsime, olid Iconi teksad, mis nägid hästi ägedad välja, et see Eesti motoklubide seas on see Iconi teksa ja pükstöö bränd on nagu päris kõvasti kõlapinda leidnud. Ja need olid siuksed esimesed, siis julgeks öelda, et sõiduteksad, et see materjal on küll teksa, aga õmblused ja õmblemiseks kasutatud niit on juba siuke natuke üle vaadatud ja tehtud tugevam, et ei tekiks nii kergesti rebendeid. Ja lisaks on siis seda Kevlarit pandud on ju siia põlvede peale. Jah, et siuke Kevlar lohisemiseks läheb, siis äkki sealt ei kuulu läbi. Et ongi, et põlve peale. Aga samas, et kui me nagu seda esimese põlvkonna teksat nüüd vaatame, et miks ta nii hästi istub ja mõnus on just see, et tegelikult me leiame ainult selle nagu tugevdatud osa siis ainult põlve pealt. Ülejäänud on ikkagi siuke tavaline nagu teksakangas. Et selles mõttes ta on tore, istub hästi ja lühemate sõitude jaoks miks mitte, et see on nagu iga inimese vaba valik, aga et lihtsalt on olemas nagu sellest natukene tummisemaid ja turvalisemaid. Järgmisena ongi kohe, et võtaks juba siukse teksa, kus nüüd paistab, et siin on nagu rohkem manti sisse. Üks paar pükse on veel kaasas. Jah, see on nüüd RST teksad, et väljast näevad nad välja täitsa siuksed nagu täitsa mõnusad tavalised teksad, et siin ei ole ka nagu selle lõike ja põlve osaga siukest overkilli tehtud, et täpselt istub jalas hästi, aga samas saad kõndida ja kasutada täitsa nagu normaalne inimene. Mis siin on nüüd siis põhiline on see, et tal on seda Kevlar kangast kõvasti rohkem pandud juba. Jah, kogu tagumiku osa on ju siin. Jah, kogu tagumik. Kõik see kollane osa, mis sa siin näed, ongi tegelikult siis see Kevlar kangas, et siia on nüüd peale veel pandud siuke väike nagu pehmem kiht ka, et vastu ihu päris halvasti ei tunduks. Et just see põhiline tagumiku osa on ära kaetud. Siis on näha, et siin on juba taskud puusakaitsmete jaoks, et väike üleminek jällegi siis siukestelt, nagu öelda, päris sõidupükstelt. Ja siis ees on siis võrk, on ju, mille sees on põlvekaitse. Jah, ja muidugi on see võrk on ka jällegi sellepärast, et kuna tal on nüüd terve see esimene sääre osa on jällegi Kevlariga kaetud,
ja just see, et ta on nagu niimoodi külje pealt kaetud, et kui ikka läheb, siis läheb see küljeosa. Et selles mõttes on pandud see võrk siia peale, et ta istuks ikkagi jalas nagu mõnusalt, et ei oleks sul niisugune, et palava ilmaga on see kevlar vastu nahka ja noh, ei ole ka ikka päris see, et see võrk ikkagi nagu aitab natuke selle jahutamisega. Ja üks kihvt asi on selle kaitsmega tehtud, selle kaitsme paigutus siin. Et vanasti oli niisugune kott, kuhu see kaitse oli sisse visatud ja siis kui istusid, siis pidid kõik asjad paika panema. Aga kukkudes sul tõenäoliselt ei ole aega neid kaitsmeid paika panna. Et siin ta on natukene liikumamaks jäetud ja tõenäoliselt siis pükstega nii palju koos ei mängi. Jah, noh, tal on see, et ülemine osa on nüüd pandud pükste külge nagu täiesti niisugune jäigalt isegi. Aga et see kaitsme alumine osa, et kuna see kott, kus ta sees istub, on iseenes niisugune nagu niisugune soki moodi, et sa saadki seda kaitsekõrgust nagu enda jaoks täiesti parajaks reguleerida. Et selles mõttes on ta hästi mõnus, et paljudel inimestel ongi, et nende vana stiili teksadega kaitse on seal sees ja no, ei ole võib-olla kõige parem. Aga et sellega on just see, et... Püsti saad seista, aga paigi peale ei istu, jalg ei lähe. Nii ja nüüd need esimesed põlvkonnad ongi nagu toonud meid siis selle niisuguse, ütleme nagu sõiduteksa viimase sõna juurde. Esiteks on see Eestis nüüd uus bränd E-Squad, mida maailmas on nagu hästi populaarselt müüdud ja noh, inimesed nagu kiidavad ja Eestis ei ole teda nagu enne esindatud, et siis me võtsime selle jämeda otsa jälle enda kätte ja ongi esimesed niisugused kliendid on poodi tulnud, et teil on E-Squadi teksad, et ma olen ju netist näinud hästi ägedad, aga keegi ei müün neid. Aga see on mingi rajukraam vähemalt, seda nagu käega katsudes tundub, et see on niisugune rajumaterjal. Et kui praegu nagu see vooder paistab, et noh, jälle see kollane osa on siis eks ju see kaitseasi, et tegelikult on see nüüd täiesti pea peale pööratud, et see E-Squad ehk need tüübid, kes selle lõid, oli täpselt samamoodi, et nendel meeldis sikliga sõita linnas, samas nad tahtsid ikkagi mingit niisugust asja, noh, kuna tegu on Prantsuse firmaga ja väljamõtlejad on prantslased, et siis seal on jällegi see le fashion on natuke tähtsam. Nagu näha ka sellisest disainer mustrist siis. Aga selles mõttes, et kui sul on nagu hea idee ja arvad, et inimestele meeldiks, siis miks mitte hakata nagu tegema seda asja. Ja need mehed hakkasidki seda tegema ja mõtlesid välja sellise uue kanga üldse, see on nüüd Armalith, on selle kanga nimi ja see on nüüd patenteeritud täiesti nagu uus siuke revolutsiooniline kangas. Et nad, noh, kuna tegu oli siukeste mitte väga lollide meestega ja neil oli kogemusi, et siis nad võtsid siuksed tugevamad kiud, mida kasutatakse jällegi kuulivestides ja sõjatööstuses ja juba aeronautikas ja kosmosetööstuses. Võtsid siuksed kiud ja oli probleem see, et ta ei istunud sul nii hästi võib-olla, eks ju, kehavastas ja oli siuke päris jäi vähe jäigaks. Jah, et tegelikult see revolutsiooniline asi, mis nad tegid, oligi see, et nad leidsid viisi, kuidas siis sinna vahele panna tavalist puuvilla kiudu. Ja tänu sellele, noh, ta ikkagi tundub käes veel siuke natuke nagu tugevam, aga tänu sellele on ta täiesti mõnusalt kantav ja muidugi peale pesu ta läheb jällegi natuke mõnusamaks, et see puuvilla kiud annab selle nüansi talle. See Armalith kangas ongi siis täiesti tugev, rebenematu ja noh, E-Squad on jällegi siuke äge fleeriga Prantsuse firma, et ta kasutab promomiseks nagu hästi ägedaid meetodeid, et kui minna nüüd E-Squadi koduleheküljele, siis seal on näiteks selle Armalith kanga promomiseks tehtud siuke väike happening, kus riputati siis kraana otsa need samad teksad ja sinna alla kinnitati Hammer H2, täiesti siuke nagu, noh, päris Hammer ja siis tõsteti kraanaga ilusti ja see ei olnud niimoodi, et no nüüd on 5 senti maast lahti, vaid ikka niimoodi inimeste peade kohale ja pidas vastu, et tegelikult siuke öeldakse, et ta kuskil 10 tonni tõmbejõudu täitsa kannataks välja see kangas. Et otseselt võib-olla keegi nii õudselt seda proovinud ei ole, aga ja teine asi on, et kasutavad enda promomiseks hästi palju stantereid, et on ka standimehed tõmmati lihtsalt tsikli taga siis 110 kilomeetrit tunnis köiega ja tagumiku peal, et ei olnud mingeid lisakaitsmeid ega midagi. Et selles mõttes on see hästi tugev ja kõva kangas. Ja mis selle Armalith teksadega on veel see, et ta hinnaklass on võib-olla seal võrreldes selle tavasõiduteksaga isegi pea kahekordne, aga esiteks see kangas on väga vastupidav. Kõik õmblused, kõik need niidid, mis siin kasutatud on, noh, jällegi siuksed, tahaks öelda, et eluaegsed, et kui õige kasutamise korral ei tohiks küll midagi olla. Ja need teksad on tõesti nii erilised ja nii tugevad,
et nagu näha, siis tegelikult iga paar saab enda seerianumbri juba. Et selles mõttes nad usaldavad enda tooteid nii palju, et igale paarile antakse seerianumber. Kui mingi jama on, siis saab lihtsalt seerianumbri alusel kohe, eks ju, asju lahendada, aga ei ole küll ette tulnud, et midagi oleks. Aga nii universaalseks nad veel läinud ei ole, et nad kuidagi oleks veekindlaks muutunud juba? Vot veekindlaks ei ole veel. Me jõuame kohe selle veekindluse poole peale ka. Et ühe asja mainiks veel nende teksade puhul ära, et tegelikult see E-Squad, mitte ainult nüüd Armaliidiga mudelitel, nendel on ka selliseid natuke taskukohasemaid traditsioonilisi mudeleid. Dressid. Aga samas Armaliit dressid, miks mitte? Eluaegne dressimees. Jah. Et see tagumiku osa, mis teistel on lihtsalt Kevlariga kaetud, siis E-Squadi teksadel on ta lisaks Kevlarile on ta veel Nomexiga kaetud. Et Nomex on siis see tulekindel materjal, millest näiteks tehakse racing suit ja kõiki siukseid, mida võib kuskil vormelis ja ringraja üritustel näha. Et lisaks sellele Armaliidele veel Nomexiga, et siis ta on, ma ütlen, et nende teksadega võib maailma lõppu sõita, et ei ole hullu. Aga nüüd siis jõuamegi tegelikult selle pointini, et mis siis saab, kui hakkab vihma sadama. Et selles mõttes seda ikka tuleb ette, jah? Jah, sõiduteksa miinus ongi see, et ega ta ilmastikukindel nüüd täiesti 100% ei ole, et ta ikkagi läheb niiskeks, laseb sul vihma, tuult, isegi niisugust jahedat õhku. Et tegelikult jällegi oleneb, kuidas vaadata, et selles mõttes paljud arvavad, et see on nüüd nagu miinus, aga tegelikult pluss ongi see, et ta on ikkagi mõeldud nagu sõitmaks niisugustes linnapiirkonnades sooja ilmaga, et tegelikult see ongi tema pluss, et ta laseb õhku läbi, ta on niisugune hästi mõnus vahelduv ilmastikuga, sobib sõita ja samas, kuna ta on niisugune õhukene, siis tegelikult, kuna ma ise kasutan igapäevaselt teksasõit, siis mootorist tuleb soojus, tuleb sõiduteksast rohkem jahedama ilmaga läbi ja sa tunned seda rohkem jahedama ilmaga kui tavapükstega, et tegelikult ei ole nagu mingit päris probleemi sellega olnud. Muidugi, kui nüüd satub, eks ju, niisugune vihmasabin tulema, siis kõige lihtsam lahendus selle jaoks ongi tavalised vihmapüksid. Selles mõttes, see on tuttav, paljudel on vihmakombe nagunii olemas, et lihtsalt siis teksadele võtta see tavalise vihmapüksi alumine osa. Et kuna need on nagu siuksed hästi taskukohased ja samas käivad nii palju kokku ka, et saad ratta peale kuskil ära panna. See läheb sul kuskil istme alla. Ma siin praegu kerisin ka, et kui on niisugune natuke pedantlikumad mehed teevad, eks ju, ilusa ümbriku sellest. Monk minestaks praegu su kerimise peale. Siis see mahuks ilusti kuskil rinnataskusse. Aga et see kaasa võtta ei ole mingi probleem ja tänu sellele siis tulebki see ilmastikukindlus. Aga samas on jällegi see, et kui juhtub nüüd õnnetus, siis on see, et see lohisemine nagu ainult üks osa sellest tervest protsessist. Teine asi on ikkagi see esialgne löök. Et selles mõttes on need sõiduteksad ka, et võtnud nagu väga kõvasti šnitti siukestelt tavasõidupükstelt just selle löögi hajutamisega. Et tegelikult on nagu tavasõidupüksel, on sõiduteksal ka ilusti põlvekaitse sees olemas. Ja enamasti on sõiduteksa põlvekaitsed, kipuvad isegi olema võib-olla natuke mõnusamad, kuna ta peab istuma sul rohkem ümber jala, muidu ta lihtsalt, eks ju, teeks selle teksa välimuse siukseks, võib-olla mitte nagu kõige ägedamaks. Et selles mõttes on need põlvekaitsed nagu hästi head ja mõnusad. Ma olen ise külje maha pannud see hooaeg teksadega ja tegelikult ei olnud nagu hullu midagi, et eks see põlv andis seal paar päeva võib-olla natukene tunda, aga see oli ka kõik, et see kaitse ja teksa koostöös nagu tegid ilusti ära selle töö. Et need põlvekaitsed on esiteks hästi mõnusad ja nüüd, kui me jõuame nagu siia jällegi E-Squadi juurde tagasi, siis E-Squad kasutab selliseid põlvekaitseid, mis mingi kärjesüsteem. See on nüüd kärjesüsteem. Aga see on jällegi see, et ta on praegu täitsa sile. Kui sa paned ta nüüd teksa sisse, siis ei pöörada teistpidi ja keeravad niimoodi. Niipidi käib? Jah. Okei. Et niimoodi ta läheb sulle nagu siukseks kärjeks ja täiesti ümber põlve. Esiteks on see hea, et ta on hästi liikuv. Sa leiad nagu sikli seljas selle asendi hästi kergesti ja põlvekaitse ei sega kuidagi selle asendi leidmist. Ja teine asi, mis on sellel, on see, et ta veel tugevdab seda sõiduteksa pointi nagu väga palju. Et ongi just see, et
tsikliasendis on ta sul niimoodi, kui sa tuled tsikli pealt maha, lähed, käid ringi, siis ta on täiesti sihuke sile, et ta on kogu aeg keha järgi. Ei ole sihuke 100 aastat jalgpalli võlv. Et mõnikord on see, et see sõiduteksa põlvekaitse on, et sa tuled tsiklisest maha, ta jääb sul võib-olla põlvest natuke allapoole, et sa ikkagi tunned, et sul on püksis midagi põlve koha peal. Ja see kaitse on jällegi see, et ta läheb niimoodi, kuna ta on nii flexible ja mitmekülgne, et siis sa ei tunne teda nii palju. Aga tsikli selga istud, hopsti. See on väga kiht lahendus. See on hästi hea, et selles mõttes E-Squad pakub seda nagu eraldi turvakomplektina. Armaliidiga teksadel muidugi tuleb see juba sinna nagu kohe defaultina niimoodi juurde osta, et Et kui sul on moodsad püksid olemas, siis sa iseenesest saad selle endale juurde osta. Ja, et selles mõttes see kõlbab nagu täitsa tavaliste sõiduteksade kaitsme vahetamiseks ka, et see sinna sisse panna ja see tunne läheb nagu veelgi mõnusamaks. Ja muidugi on siis, mul on nüüd siuke nagu väiksem minimaalsem näide on puusakaitse. Et sõiduteksade puhul see puusakaitse on ka ikkagi siuke päris oluline asi. Et jällegi paljudel tootjatel on need puusakaitsme kohad olemas, kui juba siis mitte, eks ju, Armaliidil jällegi on selle safety backiga. Jaa, aga samas ta annab kõvasti abi, kui peaks midagi tõesti juhtuma. Ja praegu oleme üldse nagu jätnud selle uue revolutsioonilise T3O kaitsmetehnoloogia nagu rääkimata, et selles mõttes on ka nagu täitsa siukseid kaitsmeid, mis on päris pehmed ja siis alles löögienergia mõjul lähevad tugevaks, et see on nagu see uus suund, mis jällegi hakkab tulema, et ma arvan, et järgmine kord juba saab sellest ka nagu pikemalt, see vääriks nagu eraldi kohe siukest pikemat juttu. Jah, võib-olla areneb kiivrissegi, paned lihtsalt mütsi pähe ja kui peaga vastu maad käid, siis läheb kiivriks. Siis läheb kõvaks. Selge pilt, aga selline saade siis seekord ja kui läheb elu jälle turvalisemaks, tuleme otsime Villu üles.